No jõuab nüüd teistele järgi, ehk võtab hooga maha, võib-olla pidurid toimivad, tundub, et toimivad. Ja start on antud. Rajamets sai väga hea stardi ja seal nüüd neljakesi kõrvuti ollakse rajal ja ei mahu Meril Beldes kuidagi teiste kõrvale ära, nii et kukub viimaseks praegu, kui õigesti nägin. Number 55 Meril Beldes ja liidriks tõuseb number 46 Hugo Rajamets. Teine antud hetkel siis number 11 Andrei Borodin. Ja kolmandal kohal peaks olema number 53 Tanel Karu. Hugo Rajamets esimesena siis üle ajavate joone, tema järel number 11 Andrei Borodin, 53 Tanel Karu, 1 Damir Mingasov, 77 Robin Kalam, 577 Aleksander Dahlström, 8 Kertu Valing ja 55 Meril Beldes. Meril Beldes on juba ühe positsiooni võitnud, nüüd siis 2, nii et tõuseb tagantpoolt ettepoole, mööda saanud nii Kertu Valingust kui ka Aleksander Dahlströmist ja tõusnud 6. Et Meril Beldes nüüd vaatame, kui jõuliselt tal õnnestub eessõitjaid püüda. Igatahes ülivõimsalt on läinud liidriks number 46 Hugo Rajamets. Tuleb teiselt ringilt. Ja nüüd Tanel Karu läheb möödasõidule Borodinist ja saab mööda. Tõuseb Tanel Karu vähemalt hetkeks teiseks, aga Borodin läheb kohe möödasõidule uuesti ja võtab selle teise koha tagasi. Nüüd käib lippadi-lappadi seal Karu kart ja hoogu tal kindlasti kaotab. Kiirenduse peal nüüd, kas konkurendid saavad võimalust kasutada seal. Damir Mingasov, number 1, võitleb number 77 Robin Kalamiga, kes siis oli kvalifikatsioonivõitja. Ja nendele läheneb väga suure kiirusega Meril Beldes. Tanel Karu nimel antud hetkel võistluste kiirem ring, 42,481 sekundit. Tuleb aga Hugo Rajamets, sõidab ise võistluste kiirema ringi, 42,1. Ja Meril Beldes sõidab selle üle, 41,455. Ja käib seal teisele kohale äge heitlus, nüüd on siis 5 karti pundis koos. Borodin jätkuvalt on teine, aga seal on siis Mingasov nüüd trügimas 3.-4. koha pärast Karuga, Tanel Karuga. Nii et number 1 Damir Mingasov esimest korda siis võistluskardiga võistlemas. Seni hobikardisarjast talendid rajale väga edukas olnud ja seetõttu ka täna siin, sest selle hooaja 2 esimest etappi ta võitis ja selle auhinnaks siis siin võistlemine on. Nii et tihedalt on see punt seal koos. Oi, läheb seal lappama natukene kart Tanel Karul, aga pareerib selle külgibisemise ära, kui 5. ringile minnakse ja Borodin, Andrei Borodin on kardil number 11 teisel kohal, see tema selja taga võitlus on andnud tal võimaluse natukene eest ära libiseda. Tanel Karu on siis praegu 3., 4. kohal Damir Mingasov ja 5. on tõusnud Meril Beldes, number 55. Meril Beldese nimel siis kiirem ring, 41,455 sekundit. Hugo Rajamets sõidab oma kiirema ringi, 41,859. Ja katab siin väga teravalt, sõidab kurvi sisse Borodin ja see annab võimaluse teistel kiirenduse peal mööda saada ja kas läheb, Tanel Karu mööda läheb. Natuke külglibisemist selleks ka kart seal teises kurvis, aga Tanel Karu vormistab selle möödasõidu ära. Borodin on nüüd siis 3. kohal ja Damir Mingasov kohe Borodini sabas. Ja Meril Beldes, kas nüüd on väga heal positsioonil, saab ka mööda, järgmine kurv on paremale, see võimalus sai ka ära kasutatud Merili poolt ja tõuseb ta ja tõuseb kas veel ühe koha võrra, saab kõrvale seal Borodinile, aga ei, siiski seekord jäi möödaseid vormistamata. 6 ringi on liidril läbitud ja viimane ring on alanud. Nii et minnakse viimasele ringile siin kolmekesi kõrvuti peaaegu. Ja Hugo Rajametsal üsna muretu elu ja tundub niimoodi, et ka Tanel Karu väga muretsema ei pea, põhiline on oma tempot hoida, aga kes tuleb nüüd järgnevatele kohtadele, see on täiesti ebaselge antud hetkel.
Andrei Borodin või Borodin, kuidas õigesti nüüd hääldama peab, ma ei oskagi öelda, on hoidmas praegu seda kolmandat kohta. Meril Peldes on siis 4. Finišilipu alt sõidab läbi Hugo Rajamets, on võitja. Selles eelsõidus 2. Tanel Karu. Ja fotofinišiks päris ei lähe. Andrei Borodin siis 3., 4. Meril Peldes, 5. Damir Mingasov, 6. Robin Kalam, 7. 7. on Aleksander Dahlström ja 8. Kertu Valing.